Tere tulemast! Vaatame järjekordset Trinity äriõiguse nõuannet, mis täna peaks olema huvipakkuv just kõigile juhatuse liikmetele. Nimelt räägin sellest, et Riigikohus tegi eelmisel aastal rida lahendeid, mis annavad aimu sellest, et väärteomenetlustes ja kriminaalmenetlustes senine praktika on olnud ebaõige. Nimelt, küsimus sellest, kes vastutab juriidilise isiku kohustuste rikkumise eest. Kui mitmetes kaasustes on üritatud vastutus panna ka juriidilise isiku esindajale ehk juhatuse liikmele, siis Riigikohus leidis, et nii ei ole õige. Riigikohus ütles, et juriidilise isiku kohustusi ja juhatuse liikme kohustusi ei saa samastada. Ja selleks, et juhatuse liige vastutaks teatud kohustuste rikkumise eest, peab tal õigusaktidest vastavad kohustused tulenema. Ehk siis, kui näiteks metsaseaduses teatud kohustus on pandud kinnistu müüjale, antud juhul siis juriidilisele isikule, siis selle eest ei saa vastutada juriidilise isiku juhatuse liige. Kui teil sellega seoses tekkis küsimusi, siis võtke meiega ühendust, muidu näeme järgmisel neljapäeval.